Triin ja taaskord tervitan teid Elvast ja taaskord Lauliku tänavalt. Kui mäletate, siis eelmises videos käisime Kelly aias vaatamas 3,8 meetri kõrgust päevalille. Seekordses videos hakkame aga rääkima UFOdest. Nii, minu kõrval on Hendrik, kellega me siis hakkame täna rääkima UFOdest ja kummitustest ja ehk veel mõnedest huvitavatest olenditest. Ja see video idee tekkis siis niimoodi, et Hendrik tuli minu juurde ükskord ja ütles, et tähendab, et ta tahaks ka mõnes videos osaleda. Ja siis ma küsisin, et mis teemad teda huvitavad. Alguses ma tahtsin sinuga koolist rääkida. Aga siis ma sain teada, et sind huvitavad hoopiski UFOd. Ja ma mõtlesin, et UFOd on nii huvitav teema, et mina ei tea UFOdest eriti mitte midagi. Ja ma saan aru, et sind see teema huvitab, sina oled selle kohta lugenud. Ma juba tean nendest väga palju. Et siis ma tahakski sinuga rääkida UFOdest. Ja kõigepealt ma küsingi, et kes need UFOd on siis sellised? Need on nagu sama hästi nagu inimesed, nad on halli värvi. No halli värvi? Ja suured silmad. Rohelised ei olegi või? Ei ole. Ma ei tea, miks ma teadsin, et UFOd on rohelised. Minu ettekujutses on UFOd rohelised. Kõikidel on. Ja lendavad ringi mingisugust taldrikutega. Jah, see on õige, et nad lendavad. Aga kas sa oskad ka öelda, kust tuleb siis see ettekujutus, et UFOd rohelised on? Võib-olla inimesed ei tea lihtsalt, millised nad on ja nad mõtlevad äkki neid ise välja. Aga tegelikult UFOd on siis hallid, jah? Jah. Olgu. Aga kuidas sul üldse tekkis huvi UFOde vastu? Kunagi ma lugesin ühte raamatut mingi 7-6 aastaselt, kui ma ikka oskasin lugeda. Siis ma lugesin ja hakkas mind huvitama. Mulle nii meeldib neid UFO lugusid kuulata. Ja kust sa neid kuulad? Kunagi Lõkke ääres sõpradega olin, siis kuulsin. Nii et sõbrad räägivad UFO lugusid? Nad ise on ka seda näinud. Et nad räägivad sellest, mida nad näinud on? Jaa. Aga räägi siis, mida sina oled ise näinud? Sel suvel läksin ma Tartusse ja seal lendas mingi taldrik nagu mööda. Ja siis ma vaatasin, et see ei ole mingi helikopteriga lennuk, sest lennuk ei lenda ju nii madal. Nii et ma arvasin, et see ongi UFO, mis ta võib-olla ka on. Ja teine kord, isegi kolmas kord, ma läksin Tartusse, mul olid kunagi prillid. Läksime Tartusse ja siis mingi väikese metsatukka vahel olid tuled ja see oli pime aeg siis. Nii et autod ei saanud seal olla. See oli sama hästi nagu, ma ei tea, mingi sookoht. Aga kas, tähendab, sa ütlesid, et su sõbrad on ka selliseid asju näinud? Ja siis te omavahel arutate neid lugusid? Jah. Aga kas te olete filme ka vaadanud siis, nagu UFOde teemalisi filme? No umbes oleme. Üks film oli mingi siuke, mind väga huvitas, see kunagi ka kahju oli see, et see oli inglise keeles, ma ei mäleta selle nime ja ma ei peakski mäletama, sest ma ei küsinud seda. Mind huvitasid ainult seal UFOd. Seal oli 2 osa, isegi 3. Ja su sõbrad on siis sinu vanused? Üks on 11-aastane. Ja siis oled kui vana? 9, saan 10. Aga kas nüüd UFOd on sellised olendid, kes on head, või on nad sellised, keda inimene peaks kartma? Ikka on, et kartma peaksid, aga võib-olla nad on head, võib-olla nad on pahad, ma ei tea ise öelda kohe. Muidu ma arvan, et nad on ikka need olendid, kes on ikka pahad, sest nad hakkavad neid uurima, nagu minu isa ütles. Aga mis sa arvad? Aga mida nad siis inimestest tahavad? Miks nad siia tulevad? Mis sa arvad? Võib-olla nad tahavad uurida olendeid ja kõike. Et nad siis ilmselt on kusagil teised planeedid ja käivad siin vaatamas, et mis siin toimub või? Jah. Olgu. Aga kas lisaks UFOdele pakuvad sulle veel mingid olendid huvi? Näiteks kummitused või? Jah, kummitused, jah. Ja kuidas sa defineeriksid kummitust, et kes on kummitus? Ma arvan, et vanades majades
on neid kummitusi, sest nad on seal ära surnud, nende hing on seal. Ma ei tea, kuidas need kummitusteks muidugi said, aga muidu nad võivad olla ka vahel hologrammid. Ja vahel võivad olla trikid, kuidas klaver ise mängib. Vahel võivad tulla näiteks, ma ei tea, mida iganes. Näiteks laud hakkab ise nagu värisema ja ma ei tea, telekas läheb ise tööle ja on nagu katki. Mis nendel vanadel telekatel on see, et ekraan kaob nagu ära. Ja siis nad teevad kõike, mida inimesed nagu ei tee, ütleme nii. Aga kas sa usud, et see kõik on nagu päriselt olemas? Et päriselt ongi niimoodi? Ja kindlasti. Et uks läheb ise kinni ja nii? Ühe korra oli niimoodi seal. Ma elasin kunagi kummituste maja Selva lähedal. Ja seal tuli mu isa, nagu mu ema ja isa elasid ühesõnaga kummituste majas ja seal oli üks kummitus, kes kutsus minu isa kaasa. Ja siis ta puutus teda, kas see on hologramm ja oli näha, et see oligi hologramm ja ta ehmatas nii ära. Ja ma ei oska enam selgitada, mida veel seal oli. Ja sa ise oled ka näinud seda? Ja uks läks ise kinni kunagi. Ma ei usko, et ma puutusin kõik toad läbi ja ma ei tea. Kas sa selgitaksid, mis asi on hologramm? Sa mainisid mitu korda. Hologramm on sama hästi nagu kummitust. Teda saab puutuda, aga see on sa saad käe läbi panna näiteks. Ja ütleme, et see ongi näiteks, ma ei tea, äkki ongi asi, mida saab ümber näiteks teeme, et see laud on hologramm, ma saan sellel käe läbi panna. Selge, siis ma saaks käe läbi panna. Kas sa loed ufode ja kummituste kohta, kas sa loed internetist või loed sa raamatuid? Kus sa saad peamiselt informatsiooni? Internetis ikka. Ja on see siis tavaline, et sinu vanused poisid räägivad ufode? Ei ole. Ei ole? Minust hakkaski see kummituste ja nende lugu. Mind nii huvitasid need. Ja, väga tore, väga huvitav. No mul on selline mõte, et näiteks ma olen mõelnud seda, et võib-olla ei ole kummitusi ja neid asju päriselt olemas, aga me kujutame neid ette, sest me oleme neid filmides näinud. Et filmides on ju kõik võimalik. Filmides tehakse igasugu trikke. Ja võib-olla see, kui me vaatame näiteks õudusfilmi, vaatame filmi, kus on kummitus, siis see mõjutab meid ja meile jääb see kuidagi meelde ja me näiteks vaatamegi taevasse ja näemegi seal midagi. Või näemegi kummitust või kujutame ette, et näiteks uks kriiseb või kuskilt keegi liigub on mingid sammud. Et oled sa selleks mõelnud, et võib-olla see on hoopiski ettekujutus ja need ei ole päriselt olemas? Vahepeal üks asi oli mul kunagi. Ma ärkasin une pealt üles, et mul unes oli midagi väga ja mu vend käis hoopis vetsus. See oli väga õudne minu arust. Aga igal juhul teema on huvitav. Aitäh, et sa jagasid oma mõtteid. Aitäh vaatamast ja kohtumiseni!